investeerimisjutud. And action. Halloo, Sõrs kuuleb. Tere tulemast kuulama investeerimisjuttude järjekordset podcasti. Stuudios on Meelis Maasik ja tänane saade on natuke teissugune. Kuna Tarmo on siin mõneks nädalaks puhkusele läinud, siis täna ma olen kutsunud saatlasse Martin Korjuse privaatpangandusosakonnast. Tere Martin! Tere Meelis! Rõõm jälle tagasi olla. Ja, väga meeldiv, et tulla said. Aga räägime siis natuke, mis turgudel toimub ja võib-olla, et sissejuhatuseks, kuidas sinul läheb ja kuidas privaatpangandusel läheb? Meil läheb väga hästi. Ma ütleks, et meil neid varakad kliendid ikkagi tegutsevad aktiivselt, strateegiad on paigas ja nii heal kui halval ajal toimub alati investeerimine, et oleks see võimalikult hea ja meil olid just mitu üritus siin klientidele. Üks nendest oli portfellihaldus-seminar, kus me need kliendid siis, kellel on portfellihaldus teenusena siis olemas, ehk siis nende portfelli juhtimine on aktiivselt meie käes, siis neil oli üritus, kus me vaatame üle, kuidas poole aasta jooksul läinud on, mis investeeringuid tehtud on, kus on vastutuul, kus on taganttuul, mis need mõtted on, mis me vaatame ja ma arvan, et mis kuulajad võib-olla kõige rohkem kõnetab või huvi pakub, on see, mis me seal portfellides vahepeal teinud oleme, et ma vaatasin peale ja meil on huvid, on siin olnud mitmed ja ostud mitmed, et esiteks me oleme natuke vähendanud Euroopa ja USA aktsia osakaale, et see segadust on maailmas päris palju ja Euroopa aktsiaid just sellepärast, et Euroopa piirkond on päris hästi haavatav siis kõrgetele nafta- ja gaasihindadele, et me oleme päris tugevalt kogu sellest mõjust häiritud. Meil ju endal siin naftat ja gaasi peaaegu üldse ei ole. Ja lisaks võivad tulla ka kõrgemad intressimäärad, mis natuke seda asja segavad. Aga kuhu siis raha panna, on? Jah, see on hea küsimus. Raha oleme pannud Jaapanisse ja arenevatesse turgudesse. Et mõlemad turud olid ikkagi sellele naftašokile kõvasti avatud. No Aasiasse ju liikus Hormuzi väina kaudu ju suurem osa sellest naftast on ja gaas samamoodi, et need mõlemad said siis valusalt haiget sellest ja see tundus, et see on hea koht antud positsioone suurendada. No ja Jaapanis üldse hästi läinud, et nagu mäletame, Buffett on sinna viimasel ajal investeeringuid teinud, natuke aega küll tagasi, ja see majandus tuli nüüd väljus pikaajalist deflatsioonist ja on kogu see ärikeskkond ja olukord on nagu paremaks läinud, et me näeme, et seal on väärtus, aga mis tuli nagu kõrgema riskiga portfellidesse sisse on siis meil veel elektrifitseerimine ja sõltumatu energiataristu siuke väljahitamine, mis siis tähendab seda, et me oleme teinud investeeringuid siis liitiumi fondi, et see on ka puhtalt sellepärast, et maailmas ikkagi toimub elektrifitseerimine. Ma vaatasin ka, et 2025 kuni 2030 keskmine aastane kasvuprognoos vaadatakse, et aastas siis elektrisõidukeid umbes 19% läheb aastas juurde, energiasalvestus pluss 25% aastas, et need on ikkagi kõvad numbrid ja Eestis me näeme ka selle kogu meie energiataristu pealt, et ega meil seda salvestust ikkagi lõppude lõpuks on vaja, kui meil mingisuguseid muid tootmisi juurde ei tule, et see asi vähegi stabiilne oleks. Need on sellised suuremad muutused ja sellised üritused lähevad klientidele väga korda ja mul on hea meel, et ma sain ise ka seal osaleda ja klientidega suhelda. Ja nagu ma aru sain, seekord oli suke väga huvitav koht teil valitud, et kas sellist setup'id ennem ei ole teinud, et kuskil restoranis petakse üritust? Jaa, seekord oli meil restoranis, et olid siis head asjad kõik koos, et sai oma sellisest portfellist ülevaate ja kogu sellest väljavaatest ja lisaks siis kulinaarse elamuse sai ka juurde, et see oli väga äge, et nagu me teame, et kui on hea tuju, üks komponente on ka see, et kõht on heast ja paremast täis. Okei, väga tore. Aga lähme siin turgude juurde ka, et vaadates siin eelmisse nädalasse tagasi, et siis järjekordselt siuke väga põnev nädal seljadega on ja
ütleme, neid sündmusi oli jällegi nii palju, et ei teagi, kus alustada, aga kui siit otsast nagu minema hakata, et siis vaatame, kus me eelmine nädal pooleli jäime, et eelmine nädal me jäime nii-öelda ootama seda vaherahu pikendamist USA ja Iraani vahel ja tegelikult nii läkski, et ikkagist Trump tegi jälle niisuguse väiksema tako, vaherahu nii-öelda pikenes edasi ja tegelikult vaadates seda Hormuzi väina, siis ega seal nagu midagi muutunud ei ole, et seal on samasugune pingeline olukord, on ju, seal eelmine nädal Iraan seal ründas erinevaid laevu ise, on ju, ja teiselt poolt nagu USA seal omalt poolt nagu blokeeris Iraani laevu, kes on sealt Iraani sadamatest välja tulnud või sinna minemas, on ju, et see niisugune blokaad on peal, see nagu kehtib ja me siin just eile, üleeile või pühapäeval nägime ka, et niisugune eskalatsioon jälle, et kuidagi nafta hinnas, on ju, et see Brent on seal jälle 100 peale tagasi liikunud, aga nagu ikka müstilisel kombel kuidagi see turgu hetkel nagu väga ei huvita, et futuurid on täna enam-vähem flat või kergelt rohelises ja turud on nii-öelda all time high ja keskendutakse hetkel nagu ettevõtte kvartali tulemustele, et aga mis on nagu põnev muidugi ka korraks eelmine neljapäev mul jäi silma ikkagist, et turul tegelikult on ikkagist natuke niisugust ärevust sees, et kus Iraani kõnelustega tuli korraks nagu kas mingi vale uudis või tagasilöök, on ju, ja turg tegi päeva sees niisuguse korraliku nõksu allapoole kuskil protsendi ja mis näitab, et see kuskil turgudel on see ikkagist tundlik teema, ikkagist see nafta ja see Iraani sõja teema, aga hetkel turg on nagu otsustanud seda riski ignoorida, et ma ei tea, kas see võib olla põhjus, on ju, see ettevõtte tulemused, need on nagu väga tugevad. Need on fookus praegu lihtsalt tugevalt, jah. Fookus on mujal, on ju, ja tõesti, et seal S&P 500 näiteks need ettevõtted, kes on raporteerinud, 82% on nagu üle ootuste paremad tulemused raporteerinud, et natuke on tunda, et niisugune AI entusiasmi on turul nagu tagasi. Ja kui sa vaatad selliseid nii-öelda turgude kõneisikuid või niisugune superstaare, üks on selleks Tom Lee, kes on nagu niisugune päris hea strateegia olnud ja tema on nagu turgude suhtes üsna hästi nagu täppi pannud ja ta on, ütleme, väga bullish ja jäi silma, et ta nagu arvas, et siin järgmise 1,5-2 aasta jooksul on tulemas turgudele ühed elu parimad tootluse aastad ja teise külje pealt Michael Burry, kes on niisugune permanentselt karune investor, permabear nii-öelda kutsutakse, et siis muidugi tema Tom Lee nii-öelda arvamust ei jaga, et ta on ikkagist nagu karune. Et ma ei tea, kuidas sul tunne on või kuidas klientidel tunne tänase turu sentimendi suhtes on, et kas bullish või bearish? Ja mulle tundub, et see olukord on ikkagi turude mõttes on kuigi mulle endale isiklikult tundub, et see teema ei ole veel turgudeni nii-öelda jõudnud, et kui palju ikkagi seda naftat seal seisma on jäänud, kui suur mõju sellele kogu maailma majandusele on, aga tagasi tulles siis selle rahu peale, mis Trump nüüd Iraaniga jälle tegi, kas sa ise oleks uskunud, et ta teeb siukse tähtajatu rahu või? Ta on alati võtnud mingisugune nädal, paar nädalat ja hirmutanud, mis siis saab, et ma lasen selle õhku, aga seekord seda ei olnud, nüüd on siuke tähtajatu rahu. Olid sa selleks ise valmis või? Tead, jah, eks nad seal hindavad erinevaid olukorda, et eks Trump tahab turge ikkagist võimalikult kõrgel hoida, ja proovib seda turgu nagu üles rääkida ja võimalikult nagu niisugust paanikat nagu maha tõmmata, et muidugi teise külje pealt vaadates seda, et USA-l on nüüd jõudnud ka 3. lennukakandja sinna Pärsia lahe lähedale, et ütleme, et laual on ikkagist kõik võimalused ja ma ei välista ikkagist, et ka sõjaline, ütleme, kiviaega tagasi saatmise võimalus on ikkagist päris terevalt veel laual, aga Trumpi tõesti raske ette ennustada, seal on takod on iga päev. Sest ma vaatasin ka, et see
lennukikandja Bosch jõudis nüüd kohale ja ta on siis üks kahest, kes suudab siis F-35 hävitajaid nii-öelda teenindada, sest see Fordil seda võimekust ei ole. Ja mis mulle endale suure geopoliitika huvilisena on silma jäänud, et miks Iraan on suutnud nii hästi nagu siiamaani vastu pidada. No esiteks sellepärast, et peale näiteks Iraagi sõda nad alustasid siukse forward defense olukorda, kus nad ongi endale neid väikseid proksisid teinud, Hezbollat, Hamasi, Houthisi on ju kogu aeg proovinud oma vastaseid nõrgestada ja noh, kui Iraak ikkagi lüüa sai, et seal võetigi need põhipead võeti maha, siis Iraan peale seda otsustas, et tal on 31 provintsi, noh 30 pluss Teheran, et nad on tekitanud sellise olukorra, et kui tuleb nüüd suurem sõjaline rünnak nende pihta, siis need kõik 31 provintsi hakkavad iseseisvalt tegutsema ja kaitsma, ehk siis võtavad mingisuguseid otsuseid vastu, ründavad ise, kaitsevad ise, et seal ei tekiks seda olukorda, et kui sa võtad nüüd selle põhipea võtad seal maha, siis neil kogu selline riik või nende sõjavägi kukub kokku, et see on neil nagu väga hästi tehtud. Ja samas ma vaatasin, et Pentagon hindab, et Iraanil on alles umbes 40% oma droonidest, mis neil enne sõjaaegselt oli umbes 1000 ballistilist raketti, ennem sõda oli 3000 ja umbes 60% siis nii-öelda ballistiliste rakettide heitjat või siis niisugust relvastuse asja, millega saad nii-öelda rünnata. Et see on päris siuke... Ütleme, Iraani koha pealt tõesti siuke tundub, et see riik on nagu siuke peata lohe, et ega kõik need eraldiseisvad üksused täpselt ei teagi, mis need käsud siis on, et mitu kihti ajatollasid on nagu ära lastud, samas see praegune ajatolla, keegi ei ole teda nagu päriselt näinud, et kuskilt tulevad mingisugused sõnumid, keegi täpselt ei tea. Räägitakse, et ta on Venemaal kuskil haiglas on ju, et taastub. Et imelik, et jah, riik täpselt ei tea, kelle eest ta siis võitleb või mida ta seal teeb, on ju. Aga noh, praegu tundub, et Trumpil ongi 3 võimalust, et kas uuesti sõjategevust alustada, et loota, et saab veel Iraani nii palju nõrgestada, et ta tuleb vastu nii-öelda rahuteemadega, et ta on päris kindel nende nii-öelda nõudmistega, või siis blokaadi jätkata, sealt lõigata siis see naftatulude pool läbi, et riik hakkaks ise sisemiselt natuke rabedaks minema ja võib-olla tuleks selle vastu, või kolmas variant on lihtsalt ära kõndida ja lasta teistel riikidel siis see supp ära lürpida, et kuidas see olukord lõpuks lahendatakse, aga noh, see ei oleks üldse hea variant siis meile. No jah, mulle endale tundub pigem, et praegu see blokaad USA puhul on praegu kõige parem lahendus, et USA võib seda teha kuni lõputult, on ju, aga kahjuks Iraanil hakkab hapnik otsa saama, et siin minust viimased uudised ongi juba need, et Iraan jälle pakkus omapoolse mingisuguse lahenduse, et avame ikkagist väina ja lükkame nii-öelda selle tuumakõnelust teema kõige lõppu, on ju, et avame väina ja siis vaatame edasi, et noh, vaatame, mis USA pool selle peale vastab, aga noh, minust on täiesti pointless, et tuleks ikkagist Iraan võimalikult põlvili suruda, et see asi ära lahendada, et mitte lükata edasi ja otsida hiljem mingit lahendust. No sealt tuleb ainult tuleviku probleeme juurde ja ma vaatasin 14-15 mai XI ja Trump peaksid siis kohtuma, ehk siis Hiina president ja USA enda oma, et see on väga põnev teema, sellepärast et suur osa naftast ikkagi ju läkski sinna Hiinasse. Hormuzi väina kaudu. Eks Hiinal on ka siuke tiksuv ajapomm nii-öelda, et paagid kogu aeg vaikselt tühjenevad ja kuskilt nagu peale ei ole tulemas nii kaua, kui see Hormuzi väin on kinni. Aga vaadates siukest turusentiment, et kui me täpselt 6 aega tagasi on ju, meil oli see Extreme Fear, indeksid olid seal kuskil 10% tippudest allpool, et siis täna on ikkagist vaheldunud täiesti nagu ahnuseks, et kus see Fair Greed indeks on nagu ahnuse peal ja siuke AAII investorite 6 kuu ettevaatav sentiment on ka täiesti flippinud, et siuke hästi pulliseks. Ja noh, mis on isegi üle ajalooliselt keskmise nagu siuke bullish, et seal 46% investoritest on väga siukse positiivse väljavaatega siin tulevikuks ja noh, loomulikult kui see nagu flip on nagu nii kiiresti käinud, et nii negatiivsest nii nagu positiivseks,
et siis on sihuke meemaksjate hooaja nagu kaasa toonud, on ju, et me eelmine kord rääkisime ka sellest Allbirdist, mis läks siin tegi flipi nii-öelda data centrite poole ja tegid endal Newbird AI ettevõtte nii-öelda muutuse, et aga noh, ütleme, see toobki kaasa väga suured nagu liikumised, on ju, et see Allbird läks siin 7-8x siin päeva sees, on ju, et noh, siin nädalaga on ju tippudest nüüd 70% ära andnud, et väga sarnane sentiment mulle meenub ja noh, oligi seal 2021 aastal on ju, kui oli täpselt see GameStopi saaga, AMC-d, BlackBerry'd paukusid samamoodi, et seal jubedalt nagu tehti short squeeze ja siuke aktsiad lendasid stratosfääri, et siis täna mingite aktsiatega toimub täpselt sama ja siin eelmine kord rääkisime ka Avis budget aktsiast tikkeriga KAR on ju, et see tundub, et leidis ka enda tähelennu lõpu, et kui ta kuu ajaga siin läks iga jumala nädal pani nagu üles on ju, ja kuu ajaga 750%, siis nüüd eelmine nädal 2 päevaga kukkus ta täiesti sodiks, et kuskil 73% tippudest, et siuke volatiilsus, et see story tundub sai hetkel nagu ühele poole. No, neil tulid just tulemused ka, aga ega neid tulemusi ei vaadanud juba ammu mitte keegi. ja seal käis ilmselt täielik siuke short squeeze nii-öelda, et keegi oli nagu valepidi aktsiasse sisse jäänud ja kui sul free float on üsna madal, et siis võib nagu imeasju selle aktsiaga juhtuda. Aga ütleme, suures pildis turgudel jällegi roheline nädal, S&P 0,5% kõrgemal, Nasdaq 2,3% nädalaga kõrgemal ja isegi aasta alguses nüüd me oleme, USA indeksid on seal 5-6% plussis. Ja ütleme sellest Iraani sõja kriisist meil hakkab nüüd täpselt 6 aega täis saama ja me oleme siin põhjadest tänaseni kõrgemale liikunud S&P-ga 13%, mis on siuke aasta tootlus tegelikult. Et kui keegi seal panustas täpselt selle tako peale seal põhjades, et siis päris hea tootlus kindlasti. Ja see meenutab küll eelmise aasta siukse aprilli on ju, et ajaliselt läheb enam-vähem paika ka. Trumpile vist on siuke hooaeg, kus ta turuga mängib. jah, tundub nii, et Trump annab iga aasta siin võimalusi investoritele ja ilmselt ka tema lähiring teenib keegi meeletuilt kasumeid. See on küll jah, jube asi, et kui varem me sellistest asjadest teadnud, siis nüüd tehakse kuidagi päris läbipaistvalt neid asju. Ja eks seda on nähtud nafta futuuridega, et kuidas siin enne Trumpi siukseid olulisemaid uudiseid või tako nii-öelda sõnumeid võetakse väga suured positsioonid sisse, et kas long või short on ju ja seal mingi 15-20 minutiga tekivad seal mitmesajad miljonid dollarit nagu profitit, et kellelgi on mingisugune info olemas on ju ja keegi kasutab seda ära. Ma põnevusega ootan millal ta, kui ta siis ametist lõpuks tema ametiaeg lõpeb, et mis siis selle asjaga nagu saama hakkab on ja et mis uurimised ja kõik muud asjad sellega seoses tulevad, et eriti kui demokraadid pukki saavad. Ja, et muidugi Trumpil on veel kaks aastat veel ees on ju, et on järgmine kevad ja ülejärgmine kevad, et eks vaatame, kas siis nagu ajaliselt matchib ka, et uued sündmused ja uued probleemid, mis turgu liigutavad, aga ja ütleme, selles suhtes see naftaturg on nagu päris huvitav, et kohati nagu vaatad nagu Wall Streeti ja seal ütleme, see Wall Streeti ja nagu reaalselt toornaftaga kauplejad, brokerid näevad nagu naftaturust täiesti erinevad külge, et nii-öelda Wall Street, kus on investorid on ju, näevad, et täna nagu probleemi ei ole, kuna aktsiahinnad on ju tippudes ja samas kui vaatad nagu siukseid top naftatreidereid või siukseid firmasid, üks on siuke Gunvor Group on ju, kes nagu ülitas ka mingi artikli, mul jäi silma, et kus nad arvavad, et kui Hormuzi väin on nüüd 3 kuud suletud,
siis maailma majandus liigub ikka väga suurte probleemide suunas ja ootavad nagu majanduslangust, et kuna maailma turult on nende arvates umbes 13 miljonit barrelit päevas puudu, on ju, ja need probleemid nii-öelda Aasias kohe on juba käes ja need probleemid liiguvad nagu Euroopa suunas ja ikkagist nad näevad juba, et see nii-öelda päris nagu nafta nõudlus on reaalselt kukkunud 4 miljonit barrelit päevas, et turg kohandub, on ju, et kuskilt tõmmatakse nagu tarbimist tagasi, on ju, ja kui see nafta nii-öelda jääbki kallimaks ja mingitele piirkondadele vähem kätte saadavaks, on ju, et siis see võibki tuua niisuguse majanduslanguse päriselt nagu kohale, on ju, et ja nafta ikka mõjutab ju kõik, on ju, vaatad, et Aasia on kõvasti lüüa saanud, aga Euroopa samamoodi, et mis meil need alternatiivid on ju, näiteks Saksamaa, et mingi aeg elas tuumaenergia pealt, pani need kõik kinni, siis elas Venemaa gaasi pealt, sellega on nüüd ühel pool, on ju, et kus sa seda nagu odavat energiat saad, et oma tööstus käivitada ja meil ka salvestusvõimsusi ja kõike muud on vaja, on ju, et kui sul tuumajaama ei ole, siis sul on ikkagi natuke tühjad pihud ja on, et talve ei ole. Ja absoluutselt ja eks siin sisuliselt 1,5 kuu pärast jõuavad reaalsed probleemid kohale, on ju, et selle lennukikütusega, et mis on Euroopas kõige suurem probleem, ütleks, et väga suur osa tuligi sealt Hormuzi väinast, et ja kui sa ütleme, lisad veel selle kompotti Venemaa, mis Venemaal toimub, et tõesti seal vist iga nädal läheb ainult koledamaks, et ma vaatasin mingi uudiseid siin, et tõesti, et seal Tuapse piirkonnas Venemaal, et tundus nagu mingi vulkaanipursa, kuna see suits ja see meeletu tahm, mis sealt nagu liikus pilve ülemistesse kihtidesse, et see tunduski nagu vulkaanipurse nagu, aga siis ma hakkasin vaatama, et mis seal nagu siis, milline see vulkaan seal plahvatas, siis selgus, et hoopis ukrainlased lasid selle Tuapse sadama naftatünnid on ju õhku ja kuna see põleng läks seal nagu nii käest ära, kogu see sisuliselt Tuapse piirkonna kogu see naftaterminal põles maani maha, on ju, et seal tekkis siuke ökoloogiline katastroof, et kus hakkas isegi nagu, ütleme, see nafta suits segunes seal tavalise vihmapilvedega ja taevast hakkas alla sadama kas diislit või mingisugust masuuti, on ju. Et see tekitas kogu selles piirkonnas päris ohtliku olukorra, et ökoloogilise katastroofi, et kus kogu linna infrastruktuur, põllud, taimed, kõik on saastatud, on ju, ja kogu see linn on nii-öelda siukse masuudi kihi all, et ja sealt tünnidest lisaks voolas nii-öelda see masuut kohalikku jõkke ja sealt siis kogu sinna rannapiirkonda nagu, et seal on nagu tonnide viisi masuuti, mis seal nagu rannas ulbib ja ujub, et ja ütleme, see on nagu tõesti enneolematu reostus ja see on nüüd jäänud ka Vene meediale lõpuks silma, et mis toimub, on ju, ja muidugi omalt poolt nagu huvitav nagu rahvas, on ju, et võib-olla Vene meediale ei jää nii palju silma selle 5 aasta jooksul, on ju, et palju Ukrainast nii-öelda Venemaale on neid kirste taga saadetud, ütleme suures pildis, 1,5 miljonit kirstu on Venemaale taga saadetud, et sellest väga ei tehta välja, aga samas kui sul hakkab nagu taevast diislit alla sadama, et siis see nagu pälvib ühiskonna tähelepanu, on ju, et tundub, et eks Putin nagu ongi viimsel ajal siin vait olnud, et ja eks Venemaa siuke sõjaline kaotus mulle tundub, et hakkab tasapisi rahvale kohale jõudma, et pigem küsimus ongi see, et palju seda diislit on vaja taevast alla sadada, et see rahvas tuleb ja tõmbab selle Putini lõpuks maha, et see inimene laseb nagu kogu Venemaa majanduse õhku konkreetselt, et aga nüüd on see sõda jõudnud ka Venemaa tavainimeste nagu lähedale või naabruskonda, on ju, muidu on see kuskil kaugel, on ju, et sa tead, et mingisugused võib-olla naabrimees on seal rindel ja keegi veel, on ju, aga
saad võib-olla mingit sisemeediat, et ongi kõik hästi, alati läheb edasi, aga noh, reaalsus on ju tegelikult absoluutselt teine ja nüüd näed plahvatusi ka enda kõrval, saad aru, mis see sõda on. Muidugi ja noh, eks sa saadki tõesti sellest aru, kui sul tiislit näkku sajab, et siis ei ole päris mõnus olla, et ja noh, ilmselt ka Tuapse piirkonnas on suvehooaeg ilmselt rikutud, et naftat on rand täis ja noh, eks see koristamine ilmselt ei ole nagu nii lihtne. Aga vaataks siis ka natuke ettevõtete tasemelt, et mis siin eelmine nädal toimus, et ma võib-olla alustaksin sellega, et üle tükk aja Eestis on üks IPO tulemas, et üks kinnisvaraettevõte, Liven, et väga-väga tuntud arendaja siin Eestis, et on siis tegemas raha kaasamist, et me liiga palju sinna süvenema ei hakka, aga ütleme, märkimine käib juba ja see käib kuni 7. maini ja eeldatavasti ettevõte hakkab siis kauplema 15. mail, nii et kes on kinnisvara usku ja tahab panustada järjekordsesse Eesti ettevõttesse, et siis on võimalus osaleda selles IPO-s. Aga vaatame ka sihukesi maailmaturul, et kogu see nädal oli meeletult sündmuse täis, meeletult liikumisi, et ma ütlen mõned ettevõtted, mis nad on 30 päeva jooksul liikunud. Intel 30 päevaga 100%, AMD 30 päevaga 76%, meie portfellis on ka sihuke asi nagu AOI on ju, 30 päevaga 100%. kas sa tahaksid omalt poolt midagi välja tuua, et mis liikumised sul silma jäid? Ma ise vaatasingi Intel liikumist, neil tulid ju tulemused välja ja noh, igat pidi piitisid seal oma ootusi, tegid oma siis järgmise kvartali ootusi, tõstsid kõrgemaks ja eriti andmekeskuste segmendis. Mulle tundub, et turg ise hindas ümber selle idee, et Intel jääb AI tsüklist üldse nagu kõrvale või jääb eraldi, et tegelikult neid protsessoreid, mida Intel toodab, neid on ju äärmiselt palju vaja kogu selle andmebaaside ehituses ja sinna mälukaartide kõrvale ja videokaartide kõrvale on seda äärmiselt palju vaja. Ja nad üldse loovad sellist paremat pinnast selleks, et tulevik oleks veel helgem, et siin 4,1 miljardit läks restruktureerimise ümberkorraldusele, mis tähendab seda, et aastaga vähendati oma töötajate arvu peaaegu 20 000 inimese võrra ja üldse on neil ses mõttes igasuguseid koostöid tulnud, on ju Google Cloudiga, Sambanova, kes on siin AI lahendusi, pakub SpaceX ja Tesla on ju Terafund projektis, et ma ütleks, et neil läheb selles mõttes väga hästi ja on näha, et ükski videokaart ilma protsessorita ikkagi mitte midagi ei tee ja seda on äärmiselt palju vaja ja seda oli näha ka näiteks ARM-i tulemus või mitte tulemuste, vaid aktsialiikumise pealt. Et tulemused tulevad alles 6. mail, aga aktsia tõusis nädalaga 34% ja kuuga samamoodi 50%. Noh, nii kõrge ei ole, nagu sa ennem lugesid siin, aga ka väga, väga teravad liikumised. Jah, tõesti, et Intelin reedel ühe päevaga 23% kõrgemal, aga tõesti see Intel on sihuke korralik ettevõtte turnaround on ju, et see sai alguse Trumpist on ju, kui USA riik nii-öelda võttis vähem kui aasta tagasi, ostis 10% osaluse Intelis ja ma mäletan, see osalus osteti $20 hinna pealt kuskil 10 miljardi dollari väärtuses ja kui vaatad, siis täna see osalus on kasvanud seal $40 miljardile, et ja lisaks ka Nvidia on ju, ostis Intelis osalus, et ütleme päris kõvad diilid on ütleme USA riik nagu teinud ja ongi suudetud ettevõtte nagu ümber pöörata, et ja see Inteli nii-öelda tulemused tekitasidki niisuguse dominoefekti, kus kõik siuksed semikonduktorid ja kiibide ettevõtted läksid täiesti lendu, et seal tundub, et guidance
on nagu väga tugev, mis need ettevõtted näevad kogu kiipide ja mälude sektoris, et Trump oma investeeringutega on natuke asendust leidnud selle tariifitagastustele siis. Kahjuks on küll virtuaalne, on ju, et jah, et sealt cash flow'd niimoodi ei tule, aga siiski osaluse ümberhindlus on päris märkimisväärne. Võib-olla mis veel, et mul jäi silma Amazon näiteks, kusjuures Amazon liikus ka lõpuks all-time high levelitele, et kõige aegade kõige tippu on ju, ja ka 6 aega 30% kõrgemale, aga mis on huvitav, et jälle süstitakse raha Anthropikusse 5 miljardit ja potentsiaaliga see suurendada siis veelgi $20 miljardi välja. Ja teadega on ju, et kus see raha nagu kokkuvõttes jõuab, on ju, kui see jõuab Anthropikusse, Anthropic läheb Nvidia juurde, läheb teiste AMD-d ja kiipide tootjate juurde ja see raha jõuab otsaga tagasi kiipidesse, mäludesse, on ju. Ja muuseas, kui sa tahad Anthropikusse tööle minna, siis ma vaatasin, et nüüd Anthropic otsib Euroopas sellist andmekeskuste ärilepingute sõlmijat, et nii-öelda, kes tooks datacentrite diile siin Euroopas lauale, et kui sul ütleme motivatsioonipakett pakub huvi, mis on umbes $3,000 aastas, et siis oodatakse sinna kandideerima. Ma vaatasin, et mulle endale ei Tesla tulemused veel silma, kus algus aktsial läks päris hästi, tõusis, aga nädal lõpuks oli tal ikkagi 6% miinust. Ja ma ise vaatasin ka, et mille taha see asi jäi, positiivne fookus oli see, et robotaksidel ikkagi läheb hästi ja see autonoomia seal läheb aina tugevamaks, aga vaadati, et on selline ühekordne kasumitugi, mis tuleb siis tariifitagastuste pealt, seal umbes 250 miljonit ja garantiireservide vabastamisest, ehk siis see on niisugune raamatupidamislik variant, et kui on garantiikulud tekivad, siis selle katteks nii-öelda võetakse sealt raha, aga kuna seda probleemi ei olnud, siis see raha nii-öelda vabastati, et 480 miljonit oli niisugust ühekordset kasumituge. Ja Elon on siin meedias ka kõvasti rääkinud, et tahaks ikkagi, et Tesla liiguks sinna robootik ja AI suunda. No ja need robotitest on ta ikkagi ju palju rääkinud sellest, et kui hästi nad kättesaadavad on ka tavainimesel, ma ei mäleta, kas see oli 20 000 kuni 50 000 või see hind seal varieeruda, on ju, et seda on väga põnev näha, sest ma mingi aeg just nägin video, et Hiinas kuskil oli maraton ja ühe raja peal jooksid seal robotid ka, ma ei tea, kas sa oled näinud, et seal muidugi Tesla robotit ei olnud, aga mõni pidas päris hästi vastu, aga mõned kukkusid tükkideks, et on hea võrrelda, kuidas kuskil läheb. Jällegi need kõik seadmed vajavad, on ju liitiumakut ja hästi palju kiipe, on ju, igasuguseid sensoreid, radarid ja siuksi optikaseadmeid ilmselt, et aga jah, mis veel silma ei Nokia, 6 aega samuti 30% kõrgemale ja väga tugevad tulemused ja nad näevad jällegi kasvu ikkagist optikavõrgus, et mis pani aktsia nagu korralikult tõusma ka, et siin päevaga korraks tõusis 10%, aga tol päeval oli see turusentiment natuke nõrgem, et siis natuke müüdi ära, aga nad näevad, et just optikas seal kuskil 20% on see aasta kasvuruumi ja neil order book näeb ka päris ilus välja, et sellepärast see Nokia on siin väga ilusas tõusutrendis liikunud ka. Ja kogu see ehitamisteema, taristu ehitamine on ju neile ainult siuke rahavoog. Ja et sisuliselt eelmine nädal oligi, et semikonduktorid on ju, kiibitootjad ja mälutootjad olid ülitugevad ja mul jäi silma ka, et see Lõuna-Korea mälutootja SK Hynix, et tulid tulemused, meeletud numbrid, et väga-väga ilusad tulemused ja rekord kvartali kasum ja mingi aasta baasil äritulud 3 korda kasvu nagu 3 korda, on ju, ärikasum nagu 5 korda year over year on ju kasvu, et ja samuti võib nagu välja lugeda, et nad näevad ikkagist, et see AI areng jätkab nagu
väga tugevat kasvu ja see graafika vajadus just nagu suureneb ja kui graafika vajadus suureneb, siis see suurendab nõudlust mälude järgi ja nad arvavad, et siin siuke mälude siuke pudeli-kael võib kesta kuni 2030. aastani, et seal on siuke kerge defitsiit, et ja võib-olla seda defitsiiti näitab ka see, et kui kuskil on nagu defitsiit selles sektoris, siis väga tihti ma olen täheldanud seda, et sinna hakatakse uusi ETF-e tegema ja USA-s just tehti mälusektori ETF veel lisaks uus siuke DRAM on ETF tikker ja see näitab, et investorid on valmis hetkel igale poole mälusektorisse nagu raha sisse panema, et siuke huvitav tähelepanek. Jäi sul veel midagi ettevõtete koha pealt silma? Suures plaanis vaatasin natuke IBM-i ja lootus, et neil tuleb ka ikkagi siuke veel tugevamad tulemused, nagu siin oodati, aga siuke kerge beat tuli, aga see nagu tõusu ei tee, see näitab seda turuootusi ka, et need ootused ei ole see, et sa nüüd analüütikute ootusi ületaksid, vaid sa pead neid ületama kõvasti ja see outlook või väljavaade siis järgmiseks kvartaliks peab ka nagu hästi tõusma. et kui see ei tõuse, siis et kui sa teed siukse tavalise, siis olukord jääbki nii, et saad paar protsendipunkti aksele juurde, aga see on ka kõik. Ja siis üks ettevõte, mis on päris huvitav, Suur Peeter võttis selles positsiooni ka, et küll see on huvitav, aga väga riskantne, ma ütleks, et siuke ettevõte nagu AVEX, et see on siuke drooni ettevõte, tuli just börsile ja tundub, nende tooteportfell on päris huvitav, igasugused nii ründe kui ka siuksed spioonidroonid, mis on ka päriselt nagu sõjategevuses Ukrainas nagu testitud. Et see ettevõte tuli IPO-ga välja ja esimese päevaga muidugi tõusi 50%, aga mis nagu kogu selle drooni sektori teeb päris huvitavaks on see, et kui vaatad USA kaitse-eelarvet, mis suurendatakse sinna 1,5 triljoni dollarini, siis väga suur osa, kui ma õigesti mäletan, äkki 75 miljardit oli mõeldud seal just selliste droonide ja mehitamata sõidukite tarbeks, et see ettevõte võib olla üks oluline kasulõika, kui need tellimusi seal tuleb sisse, ja tänane sõda seal Ukrainas ja isegi Iraanis et me näeme, kui oluliseks saab selline relv nagu droon et me nägime Ukraina pealt, kui Ukraina korraldas Spiderwebi missiooni Venemaale, kus 100 väikest drooni hävitas kolmandik venelast strateegilisest pommituslennukitest ära ja tekitades nagu 7 miljardi dollari suuruse kahju ja pealegi need lennukid ei ole nagu asendatavad. Et ma arvan, et see lähiaastatel see droonindussektor on väga huvitav, et siin hakkab nagu raha liikuma, et kes seal võitjad on, eks seda näeb nagu hiljem. Et siin tõesti tulevad neid drooniettevõtteid järjest nüüd börsil, et siin paar nädalat tagasi tuli see Swarmer drooni software'i ettevõtte börsile, mis läks ka siin 6-7x sinna nädalatega kõrgemale, et seal on päris huvitav vaadata. No drooninduse kõige tugevam pluss on ikkagi see, et see hind on üldjoones ongi nii madal, et sa saad nende droonidega rünnata samamoodi nagu võib-olla kerge siuke Iraani tugevus on see, et sul see droon on hästi aeglane, ta ei ole mingisugune high-tech asi, aga ta maksab jube vähe ja kui sul on lõpuks kvantiteedis ongi see pluss, et sa ühe ka ründad okei, lastakse alla,
jube kalli raketiga suure tõenäosusega, aga kui sa võid neid 100 tükki ka saata, et kui ühe tüki hind on seal 20 000 on ja raketi hind on seal 5 miljoni juures, no sa lõpuks kuidagi väsitad vastast nii palju, et see võib-olla ei ole tal enam mõistlik tegevus. Jah, täpselt, et siuke väga-väga strateegiline relv on, et ja see relv vajab samamoodi akusid, kiipe, optikat ja nii edasi, et nii-öelda mitu sektorit nagu võitleb nagu nende ühtede asjade nimel, et samamoodi näiteks Microsoft, vaatasin, tuli välja uudisega, et investeerivad Austraaliasse 25 miljardit $, et seal rajada nii-öelda biggest ever mingi data center nii-öelda Austraaliasse, et ja kõik need data centrid nõuavad samamoodi kiipe, on ju, sul neid patareisid, ütleme salvestust ja nii edasi, et korralik nagu nõudlus tõesti. Aga meil aeg siin surub korralikult peale, et vaatame hästi kiiresti üle ka, mis tegid Peetrid enda portfellidega, et siis väike Peeter hetkel ei ole uusi tehingut teinud, siis Suure Peetri rahavoo portfell ka eelmine nädal tehinguid ei teinud ja Suure Peetri kasvuportfell siis mõned tehingud tegi, et üks oli siis Aivex drooniettevõte, mis me võtsime siin sisse, muidugi peale seda kohe hakkas kukkuma, nagu ikka. ja siis uued positsioonid, mis me sisse võtsime, ongi Micron Technology, ehk siis mälude tootmise ettevõtte, et võtsime positsiooni seal sisse ja lisaks ka siis Bloom Energy, kes toodab siis rohelist energiat ja just viimsel ajal orienteeruvad nii-öelda nende data centritele, et neil on väga hea lahendus nii-öelda hästi kiiresti püsti panna siuke lokaalne data centrite energiatarve, et kus sa ei pea nagu ootama nii-öelda võrgust tulevat elektrit, sa saad selle koha peal toota. Et küll eks ta on nagu kõvasti rallinud, aga mulle tundub, et see on täpselt see õige sektor, mis võib siin edasi rallida. Nii et aga jah, ütleme, Suure Peetri kasvuportfellil on väga hästi läinud, et väga korralik taastumine, et siin sisuliselt nagu mõned üksikud nimed on kerges miinuses, just võib-olla siin kosmosetehnoloogia ettevõtted, kus eelmine nädal korra tekkis ikkagi siuke korrektsioon ka, et paljud ettevõtted müüdi päris suurde miinusesse, et seal saime ka väiksed kahjumid sisse, aga me hoiame neid hetkel alles ikkagi portfellis. Aga lähme, ma arvan, küsimuste juurde, et meil on väga palju küsimusi tulnud, et ma väga vabandan, et kui me kõike siin täna vastata ei jõua, aga võtame siin mõned siuksed küsimused ette, mis siin tulid eelmine nädal, et Ergo küsib, et mis te arvate S&P-st ja Nasdaqist, et kas need oleks stabiilsed portfellis, et ja loomulikult, et ütleme, need on peamiselt indeksid, mida enamik investoreid omab enda portfellis, et sa nii-öelda nende ETF-idega loksud kaasa kogu maailma finantsturgudega, et ideaalsed vahendid, ütleme, kui sa ei taha liiga palju turgudega tegeleda, et paned jooksvalt raha iga kuiselt kas või sinna ETF-idesse ja oled lihtsalt sees, et jah, USA on ju maailma aktsiaturus 60-70% seal vahel on ja kõigub, et väga hea mõte on ja pead ise oma riskid üle vaatama, et kas sinna midagi juurde veel võtad, aga suures plaanis on see ka ju muutub selle nii-öelda S&P 500 sisu ja Nasdaqi sisu, et kehvikud kukuvad välja, paremad tulevad peale ja nii sa saadki nii-öelda passiivselt oma asju juhtida, et ikkagi asi areneb kogu aeg edasi. Siis Matjas küsib, et Matjas kirjutas, ma ei tea, kas essee vist on vähe öelda, võib-olla isegi kirjand, et ma üritan siin
kiiresti põhipunktid nagu välja tuua, et mida ta siin küsib, et kõigepealt tänab järjepideva töö eest ja toote igasse esmaspäeva rohkem meeleolu ja värvi, kui seal muidu oleks, et jah, aitäh. Aga teda huvitab, et kas petrodollari mõju on päriselt nõrgenemas või räägitakse sellest rohkem hetkel ja kas see tähendab nii-öelda kallimat võla rahastamist USA-s on ju ja nõrgemat dollari nõudlust ja suuremat volatiilsust. Et jah, ütleme seda päris statistiliselt on ka ikkagi näha, et dollari mõjuvõim on tasapisi langemas on ju, et dollarit kasutatakse ajapikku natuke vähem ja kindlasti selle taga on ju Hiina lobi, Venemaa lobi on ju Iraan, näha on, et Iraan vihkab dollarit on ju, üritab seal juanis ja nii edasi enda naftat on ju müüa, et sisuliselt jah, kui see neil nii-öelda õnnestubki, siis ma ütleks dollari hiilgeaeg saabki nagu ütleme, mitte päris lõppu, aga see väheneb on ju, aga tänu sellele, et just dollarit ütleme, et see nafta, see petrodollar on taganud ameeriklastele pideva nõudluse nagu nafta järel, et see on nagu taganud ka ameeriklaste pideva siukse odava finantseerimise ja heaolu nagu ameeriklastele on ju. Ja see petrodollar on ikka seal põhiasi ja praegu tundub, et see Lähis-Ida kontroll nii teravalt ka kuhugi mujale ümber ei ole minemas, kuigi teised ju proovivad, see on ju Hiinale või mis iganes teisele riigile, kelle valuuta sinna kasutusse läheks ju väga, väga hea boonus oleks, aga USA-le jällegi vastupidi on ja teeb kõik raskemaks. Ja, ütleme, ma arvan, et me näeme on ju, mille pärast need lennukikandjad seal Pärsia lahe riikide ääres on ju, et seda olukorda üritatakse see lahendada ja lahendatakse on ju jõuga, et ma arvan, et kokkuvõttes see petrodollar või ütleme see konflikt, see ongi all about on ju oil, et kui sa vaatad on ju, mis täna nagu globaalselt maailma riikidega toimub, vaata Venezuelat on ju, Iraan, Pärsia lahe riigid on ju, mis Venemaal toimub, et kokkuvõttes ma arvan, et see lõpptulemus võiks olla umbes selline nagu ütleme ideaalis võib-olla USA nagu tahab on ju, et vaadates näiteks Venemaad on ju, see riik on konkreetselt täna on ju kasti löödud, et seal Ukraina sõda on riigi nagu ära laastanud ja ütlen, riik on kergelt öeldes laskumas ikkagist finantsdepressiooni. Iraan on täiesti nagu kaose ääre peal on ju, et siin lähinädalatel võib selguda, et kas nad lõpetavad kiviajas või tulevad laua taha on ju, kus siiski ma arvan, et sõlmitakse vaherahu ja pigem USA tingimustel. Ja loomulikult, kui vaherahu on ju sõlmitakse, siis Pärsia lahe riigid, ma arvan, et nende koostöö USA-ga veelgi süveneb. Nad ostavad veelgi rohkem USA-lt on ju relvi ja kasutatakse jällegi petrodollareid on ju. Et ja ma arvan, et USA ikkagist jätkab seal nii-öelda Pärsia lahes sihukest julgeoleku garantii pakkumist on ju. Jah, USA-l on ikkagi relvade müügis on ka ikkagi väga tugev eelis on ju, et kus sa seda relvi ostad, et nii kõrgtehnoloogilisi relvasi lihtsalt keegi teine ei müü on ju, ja USA-l on samas võimu ja samamoodi nagu vahepeal ilmutati, et sa võid ju mingi hävitaja müüa, aga kui see on tarkvara update'i või igasuguseid remontimis vahejuppe, sa hiljem neid ei saada, siis on päris suur jama majas, et sa ei saagi neid relvasi kasutada, et see tekitab päris tugevat ülemvõimu. Ja kui vaadata on ju palju need Pärsia lahe riigid lasid nii-öelda Patriot rakette ära, et siin 3 päevaga lasti mingi 1000 raketteid, see on nagu 4-5 aasta mingi toodang on ju, et kellelt mujalt sa ikkagist need rakette ostad, sul on vaja dollareid, et dollaris osta need Tomahawk ja neid Patriot rakette asemel on ju, et sealt pääsu pole ja 4. riik on ju Venezuela, me teame kõik, mis Maduroga juhtus on ju, Maduro kutsuti lennukikandjale ja viidi trellide taha on ju, et istub seal New Yorgi vanglas on ju, et ütleks selle riigiga on juba suures pildis nagu ära tegeletud, et ma siiski näen, et ikkagi see
petrodollari jätkamine liigub nagu õigel kursil, et USA on valmis petrodollarit nii-öelda kaitsma ja seda tehakse, et kutsutakse ikkagist niisugused vaenulikud riigid nii-öelda lennukikandjale ja aru andma. Siis küsimus veel jätkub, et teiseks nagu huvitab mind, mis juhtub siis, kui riigid vähendavad USA võlakirjade osakaalu ja suurendavad kullareserve ja kas see pikas perspektiivis võib mõjutada dollari staatust ja usaldust USA finantssüsteemi vastu? Kindlasti, eks see nii-öelda USA võlakirjade müük näitab usaldamatust ja kindlasti Trump hetkel sellele kaasa ei aita, ka isegi oma partnerite nii-öelda ründamisena, kõik see Gröönimaa teemad, aga ma arvan, et pigem seal ei ole enam liiga palju nii-öelda damage'it enam teha, et pigem Hiina tasapisi müüb neid võlakirju nagu edasi, aga me näeme, et USA seisab enda riiklike huvide eest, kasutades military on ju superpowerit ja see nagu nii-öelda paneb mingisuguse piiri ikkagist selle võlakirjade müügi huvile. Ja kolmas küsimus, et kui jätkusuutlik on S&P 500 tulevik olukorras, kus indeks on muutunud väga kontsentreerituks ja suur osa tootlusest sõltub väestest AI megakäppidest, tehnoloogiaettevõtetest, et kaua selline AI keskne optimism võiks kesta ja kas sellest vaatenurgast oleks mõistlik vaadata rohkem nagu globaalsete turgude suunas, näiteks Aasia suunas hajutamise poole, väga hea küsimus, et ütleme, jällegi mina mõtlen nii, et me oleme täna nagu niisuguse AI tehnoloogia väga tugevas üleehitamise faasis, me näeme neid investeeringuid, mis läheb sinna sektorisse, et ma ei näe nagu sellel veel lähiaastatel lõppu, see tundub, et ainult kiireneb on ju ja vabalt on ju see möll nagu börsidel võib täiesti vabalt kesta 3-4 aastat, nii nagu see oli aastal 2000 on ju, et kogu see interneti mull tegelikult hakkas samamoodi pihta 1995 on ju, mis päädis siis kokkuvõttes niisuguse hästi porapoolse tõusuga, et me oleme sellest veel, ma arvan, kaugel. Ja kas sa peaks nagu USA asemel valima mingisugused muud sektorid, regioonid, siis ma olen USA usku, et ma olen USA usku, ma olen nii kaua, kui ma näen maailma top 10 ettevõtetest turuväärtuselt, kes on kõige suuremad, on ju, seal top 10-st tänapäeval on 8 USA ettevõtet, 2 tükki on siis, mis ei ole USA, on Taiwan Semiconductor ja Saudi Aramco, et nii kaua, kui USA on maailma top liider, seal on top ettevõtted, USA ettevõtted, nii kaua nagu ma tahan olla nagu samamoodi USAs suht all in, et USA on ikkagi see innovatsiooni liider. Kui kunagi sinna, ütleme, top 10-sse tulevad näiteks 8 Euroopa ettevõtet siis ma tõenäoliselt olen Euroopa börsidel tagasi ja investeerin Euroopa ettevõtetesse. Kuidas sulle tundub? Ja ma sellega olen nagu täiesti nõus, et innovatsiooni tehakse ikkagi USAs ja siin on jälle selline riski küsimus ja oleneb jälle osakaaludest, et kui sa tunned tõesti, et sa näed, et see risk on liiga suur ja sulle tundub, et see pidu hakkab nagu lõppema, siis on mõistlik mingit muid asju sinna kõrvale vaadata, aga sellega peab arvestama, et mingist osast sõidust sa siis suure tõenäosusega jääd ilma, sellepärast et need gigandid ikkagi elavad ja toimetavad USAs ja seda S&P-d või Nasdaqi üles viivad, et seda peaks nagu tõsiselt vaatama ja praegu tundub küll, et see AI niipea liikumas ära ei ole, pigem ettevõtted suudavadki edukalt seda oma nii-öelda süsteemidesse lisada ja natuke sealt siis tööjõu pealt natuke maha võtta, aga oleneb, mis sektor siis seda kõige esimesena suudab teha ja mis siis viimasena, eks see oleneb AI arengus ka,
aga suures plaanis jah, USA on ikkagi juhtiv. Jah, siis paar kiiret küsimust veel, et siin nüüd saime Mattiase küsimusega ühele poole, et jah, et väga tore, et kirjutate nii pikalt, et aga siin Indrek Tartust küsib ühe ettevõtte kohta, et Filtronic, ticker FTC, et mis te arvate, et tegemist on niisuguse kosmose ja SpaceX-iga seotud ettevõttega, et laenu pole, kas liiga ilus, et tõsi olla. Ja tõesti, ma vaatasin ka sisse, et see ettevõte toodab microwave supplier to SpaceX, see juba ütleb, et see teema on hot, et muidugi loomulikult see ettevõte on juba päris kiirelt nagu ülespoole liikunud, et siis täna kohe ma ei julgeks seda näppida niimoodi peale hüpata, et tundub natuke niisugune FOMO moodi juba, aga tõesti see teema on hea ja tundub tõeline rakett õiges sektoris, et siis võtame siin viimase küsimuse, jätame mõned küsimused järgmiseks korraks ka vastamiseks, muidu meil aeg siin surub peale, aga üks siuke väga huvitav küsimus tuli Edult, et ta küsib, tänab kõigepealt mind Tarmot ja teisi saatekülalisi ka, et väga põnevat taskuhäälingut, aga ta uurib nii-öelda Peetrite kasvuportfelli kohta või ütleb portfellide kohta, et ta saab aru, et rahavooportfelliga on asjad selged, on ju, see on niisugune dividendi strateegia, osta ja hoia, aga natuke uurib selle kasvuportfelli kohta, et me teeme seal päris aktiivselt tehinguid, et mis see strateegia on. Et ta vaatas eelmisel aastal meie tehtud videosalvestust ja kus me näitasime erinevaid graafikuid ja samas ka pilti ja sellist suurt ettevõtete kohta nagu Mac7, et ajalooliselt, kuidas nad nagu liikunud on, ja kõigil nende ettevõtetel, ajaloos on kas üks kord või mitmeid kordi tegelikult tulnud ette, kus nad kukuvad 50%, et seega nii-öelda ta väidab, et volatiilsus käib investeeringutega kaasas, on, et kui sa suudad kõik need langused nii-öelda läbi istuda. Ja ta toob ka näite, et ka temal on portfellis sees akstid, ta isegi suutis enne Petreid osta väga madala hinna pealt ja ta on nagu siiamaani selle akstiga kaasa sõitnud, suutnud kaasa sõita ja seda nii-öelda kogu aeg nii-öelda turgu nagu maha müünud, et väga hea strateegia, väga hea mindset, väga tubli ja tal viimane, ütleme, mingi positsioon on veel alles, nagu, et pole veel seda viimast juppu turgu müünud. Ja me oleme nagu varasemalt podcastidest ka nii-öelda selle vanameister Buffetti nii-öelda austad olnud, jah, et ja nii-öelda see Buffetti nagu idee ongi see, et aeg nagu turgudel on nagu tähtsam kui turu ajastamine, et siit ka nii-öelda tema küsimus, mis on see suure kasvu või suure Petri nii-öelda strateegia, just selle kasvustrateegia. Et väga head küsimused, et ma võib-olla alustaks sealt akstist, et kui me selle aksti ostsime, siis oli see aktsia kauples seal mingi $5 juures, et me panime sinna 40 000, et päris suure positsiooni võtsime kohe, et ütleme, oleks tänaseni hoidnud, siis tõesti suurel Peetril see kasvuportfellis oleks selle ühe positsiooni turuväärtus seal ligi $600,000, et see enamus portfelli oleks akstid täis, on ju. Et aga reaalsus on muidugi see, et kahjuks nagu selliste summade nagu kasvamisel tuleb mingil hetkel see mindset on ju ette, et kus sa pead olema nagu väga suurteks rahalisteks nagu kõikumisteks valmis portfellis ja loomulikult me saime sealt akstist päris head kasumid, ma arvan, et me sõitsime mitu korda selle akstiga kaasa, et ma arvan, et 40 000 panime, me võtsime, ma arvan, 100+ sealt kokkuvõttes kasumit, mis tundus tol hetkel päris hea, magus, see tuli väga kiiresti, ma ei tea, mingi 6-1,5, et päris kiiresti
jah, võtsime selle kasumi vastu, aga tõesti, siin on jälle see koht, et let the winners run on ju, et eks selle probleemiga ma arvan, et tuleks tegeleda, natuke õppida, et lase võitjaid kauem nii-öelda runnida või istu seal sees kauem, aga ütleme, eks see akti on natuke omamoodi aktsia ka, et selliseid tootlusi väga harva leiab turult. Akti on just 12 kuuga, vaata graafikut, ühe pealt läinud mingi 70-80 peale, et see on nagu sihuke aktsiaturgude jackpot, ma ütleks, et kui sa oled suutnud kaasa sõita, aga jah, eks sõltub positsiooni suurusest ja selle mindsetist, et sellega ütleme, suured Petrid peavad veel tööd tegema. Aga kasvustrateegia kohta, mis meil see strateegia siis on, et jah, meil natuke on see võib-olla muutunud, kuna suure Peetri portfell kasvas siin eelmine aasta päris suure hooga ja me lõime ta 8, et tekitasime sihuke dividendiportfell ja nagu kasvuportfelli ja ütleme, kuna see kasvuportfell kuidagi rohkem kukkus nagu sinna minu õlgadele, et siis ma olen sihuke väga agressiivne investor, mulle meeldib kasv ja mulle meeldib tootlus, et kus me otsime siis ühesõnaga siukseid aktiivseid trende ja siukest momentumit, et tõesti seal Berkshire Hathaway me müüsime välja, praegu vaadates võib-olla see oli õige tegu ka, et aastaga ta on 15% nagu kukkunud hoopis, et ta sisuliselt, ta ei liigu nagu täna kuskile, et mis oleks nagu meie päris suurt ressurssi nagu kinni hoidnud, me ei oleks saanud seal kõrvale võib-olla osta aksit, Ireen ja siuksi rakette, mis oleks nagu halb olnud ja ta nii-öelda ei ole nagu see kõige kiirema kasvu aktsia ja samamoodi, kui meil portfellis näiteks oleks olnud näiteks Max 7, kus me nagu eriti tehinguid ei tee, me lihtsalt hoiame, et võib-olla see portfell läheks ka nagu igavaks, et kus me lihtsalt loksume turuga kaasa ja teeks väga vähe tehinguid, et me tahaks hoida sellist portfelli, mis oleks nagu huvitav. Aga tõesti, ma arvan, et me tahaks teha vähem tehinguid, et hetkel me oleme võib-olla liiga aktiivsed olnud ja ütleme, me tahaks, mida vähem tehinguid sa teed, seda tegelikult sa pead nagu mõne võrra nagu riskide manageerimises järeleandmisi tegema, et tähendab seda, et sa mingid positsioonid lased võib-olla suurematesse miinustesse ja see pikas perspektiivis, see võib nagu maksta kätte nii-öelda portfelli tootluse osas on ju, et ilmselt seda teed me oleme nagu tasapisi minemas, et kuna ütleme sihuke liiga aktiivne juhtimine, see võtab päris palju nagu tööd ja ta on nagu natuke koormav, me tunneme ise ka, et me otsime selle õiget sihukest tasakaalu hetkel. Aga jaa, et ma ei välista, et me liigume nagu ikkagi sinnapoole, et tulevikus seal hoida sihukest 5-6 aktsiat, mis ongi sihukesed suuremad positsioonid, sihukesed asümmeetrilised petid, mille ehitame nii-öelda aasta jooksul välja, et teeme DCA-d, et saavutada nii-öelda mõistliku aja jooksul see suurus, mingi näiteks 10% portfellist on ju ühes aktsias. Ja siis jah, kahjuks küll siis siuksed kasvupositsioonid või siuksed väga ägedad raketid jäävad hästi väiksema allokatsiooniga, kus me saame panustada, et 5 või 10 või 15 000, et siis neid ideid lihtsalt peab natuke vähemaks jääma. Et jah, sellest väga õigustatud küsimus, et eks jah, otsime seal tasakaalu ja eks siis vaatame, et meil praegu täna võib-olla portfellis on päris palju positsioone, aga ma arvan, et nendest tänapäeva positsioonidest, nendest kujunebki välja, ma arvan, et sihuke 5-6 suuremat, mida me ajapikku suurendame ja lähme nii-öelda
paariaastase investeerimise horisondile ja mingid nõrgemad asjad siis lähevad jälle välja. Ja samas lisaks küsimus veel, mis me arvame kullast, et mis sa arvad, Martin, kullast täna, et kas tasuks hoida, müüa? Kullaga on see, et see on päris siukseks aktiivseks, volatiivseks varaks muutunud, et siin peab puhtalt vaatama, kuidas teistel asjadel läheb praeguste seisude pealt. Mina veel jälgin kulla hinda, mitte et mul seda nüüd lähiminevikus oleks portfellis olnud, aga ma jälgin. Ma arvan ka, kuld on võib-olla overcrowded raha täis, et senikaua ma arvan, et kuld pigem kohe tõusma ei hakka enne, kui sükest kuuma raha sealt ei ole nii-öelda välja raputatud, et ma arvan, et see kuld läheb veel allapoole enne, kui hakkab tõusma. Aga me oleme juba päris pikalt siin aega ületanud, et kiirelt selle nädalasse, et tuleb absoluutselt väga huvitav nädal, et siin väga harva juhtub nii, et siuke mäeg 7-st 4 ettevõtet raporteerivad tulemused ühel päeval, see on siis kolmapäeval peale turgu, et Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet ja ka Apple on siis neljapäeval tulemas, et tuleb siuke põnev nädal. Ja reedel ka nafta siin tootjad on ja siuke mäeg 7 või nendel ettevõtetel oodatakse ikkagist 6-9% liikumisi, et tõelised raketid nii-öelda, et pange turvavööd peale ja et seega, et ma arvan, et me oleme siin täna üle aja juba läinud, et tõmbame siin kohal otsad kokku, et täna olid stuudios Meelis Maasik ja Martin Korjus. Aitäh, et tulid! Ja, aitäh kutsumast. Ja kuulmiseni. Ja taega. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära turu. Näe. Ciao. Ciao.